Mina on jahimees Raimo Kummer ja täna räägime Sako välja töötatud pliivabast laskemoonast Sako Powerhead Blade. Pliiga moon ei ole praegu Eestis keelatud, aga kogu maailm sinnapoole liigub, et varem või hiljem see kõik juhtub, et pliiga moon enam kasutada ei saa ja miks mitte olla siis natukene ajast eest. Ja selline see pliivaba moon siis Sako esituses välja näeb. Alternatiivsetest materjalidest tehtud kuulidega on olnud 3 suurt probleemi. Esiteks hind, nad on olnud alati kallimad kui tavaline pliiga laskemoon. Teiseks ei ole olnud nad efektiivsed pitkadel distantsidel ja kolmandaks probleemiks on olnud see, et nad purunevad ulukiga kokkupõrkele siis või vastu luid minnes. Nüüd väidab Sako, et Powerhead Blade kuul seda kõike ei tee, et on efektiivne kaugele lastes, näiteks 223 kaliibriga ja et ta ei lähe ka puruks, mis tähendab, et ta peaks säästma uluki lihakeha. Plaan on seda moona testida ja kui ta on nii hea nagu kiidetakse, siis miks mitte olla ajast ees ja lasta moonaga, millega meil varem või hiljem niikuinii laskma tuleb hakata ja mis on selles mõttes kindlasti hea, et täisiseda pliid ei ole mürgine, ei ole toksiline, aga kõigepealt tuleb relvad uue moonaga sisse lasta. Alustame 30.06 ja Sako Powerhead Blade. Kõigepealt teeme ühe paugu vanamoonaga ette, mis on Norma Oryx ja vaatame, kas nad jooksevad samasse auku või mitte. Vanamoon jookseb nagu kulda, paneme siis Sako Powerhead Blade'i sisse. Enam ideaalsemalt ei saa. Järgmiseks siis 223. Proovime siis kombit ka, et kombi on mul 308 ja 12 kaliiber. Ka 10, aga mõned sentimeetrid üles võiks igaks juhuks keerata, aga iseenesest laseb väga kenasti. No nii, pole paha. Teeme igaks juhuks mõned paugud veel, aga muidu laseb täitsa kenasti. Sigasid on seal väga põlus, 3-4 tükki kindlasti, võib-olla rohkem ka. Lähme siis proovime lähemale minna ja saame teada, kuidas uus roheline moon töötab. Siga on maas, kukkus ilusti esimese lasu peal ära, aga pärast tegin harastuslasu ka veel, et vaatame siis, kuidas need vigastused on. Seal on nahk maha võetud ja nii vähe lõhutud siga väga tihti ei näe. No lahti pole veel lõiganud, ei oska öelda, mis seal seespool toimub, aga kui vaadata peale, siis on näha, et see on väljumishaab. Siit tundub liha suhteliselt ilus ja selge. Ei ole saaba väga suur ega midagi. Nii et Sako rohelise moona kohta ainult head sõnad. 30.06-ga, nii nagu ikka, siga oli koha peal maas ja lõhutud on seda tõesti vähe. Nii et miks mitte minna üle rohelisele moonale juba täna, sest varem või hiljem me nii kui nii sinna välja jõuame.